webinar on eelkõige suunatud neile headele kolleegidele, kes uuringusse panustasid, küsimustikku täitsid, aga loomulikult on oodatud jälgima ka kõik teised huvilised. Ja siinkohal tahaksin ma uuringu korraldajate poolt väga tänada neid inimesi, kes võtsid aega ja küsitlusele vastasid eelmisel aastal. Meie webinar kestab 1 tunni kella 3-ni ja selle aja jooksul käime läbi siis uuringu läbiviimise, selle tulemused, toon välja järeldused ja ka ettepanekud. Teil on võimalik esitada ka küsimusi. Selleks tuleb teil avada väikese oranži nupukese abil juhtpaneel ja sellelt avada küsimuste rubriik Questions. Ja teen esitluses mõned pausid, et saaksin küsimustele vastata ja kui juhtub, et ma ei suuda, ei tule meelde, ei oska kohe vastata, siis teen seda hiljem kirja teel. Aga nüüd hea jälgija, lülitan ma kaamera välja ja keskendun esitlusele. Nii et uuring Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi ehk siis EQVET põhimõtete rakendamine Eesti kutseõppes ja kuna EQVET-i tehnilises raamistikus või selle baas või alustala on õpiväljundid, siis väljundi põhisus, siis ka meie uuring keskendus eelkõige väljundi põhisusele või väljundi põhise õppe rakendumisele. Uuringu eesmärgiks oli analüüsida, kuidas lähtutakse Eesti kutsekoolides õppe kavandamisel väljundipõhise õppe põhimõtetest ja kuidas neid järgitakse õppe läbiviimisel. Ja sellest eesmärgist tulenevalt siis püstitasimegi 2 uurimusküsimust ehk siis kuidas õppe kavandamine meie õppeasutustes lähtub väljundipõhise õppe põhimõtetest ja kuidas õppetöö läbiviimisel neid põhimõtteid järgitakse. Uuringut viis läbi päris suurearvuline meeskond sihtasutusest Archimedes, rahvusvahelistumise agentuurist HARA ja siis teine osa läbiviijatest olid meie EQVET-i eksperdid. Nii et need läbiviijad on teie ees erinevatest kutsekoolidest ja siis Archimedesest ja ka Tallinna Ülikoolist. Uuringu viisime läbi eelmisel aastal ajavahemikus maikuust kuni juulini, kui me lõpetasime analüüsi ja kui te mäletate, siis küsitlusele vastasite maikuus ja analüüsi ja järeldusi esitlesime siis EQVET ekspertide seminaril 2 korral, augustis ja septembris, viimati nimetatud korral siis ka juba Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja juuresolekul. Valimisse võtsime need asjalised, kes väljundipõhise õppe läbiviimisega seotud on ja saime need asjaliste kontaktandmed sihtasutuse Innove kontaktidest või andmebaasist. Kokku oli neid kontakte 218. Ja meetodid, mida me valisime, lähtusid siis nendest uurimisküsimustest, mis me olime püsti pannud, ehk siis andmete kogumiseks me kasutasime ankeetküsitluse kõrval ka veel testimist, eksperthinnanguid ja piloteerimist ja siis andmete analüüsiks kasutasime statistilise analüüsi, sisuanalüüsi meetodit ja ka 2 küsimuse puhul või isegi 3, kui mu mälu ei peta, uurijate triangulatsiooni ehk siis mitu uurijat tegelesid ühe andmestikuga ja tegid oma järeldusi või analüüsi ja järeldused. Küsimustik ise koosnes 4 plokist. Me küsisime infot vastajate kohta, mis ametipositsioonil nad on, kui suures koolis või missuguse õpilaste arvuga koolis nad töötavad,
siis nende pedagoogilist staaži, õpiväljundipõhise õppe rakendamise staaži, töökeelt. Ja siis olid sisulised küsimused õppe planeerimise, õppe läbiviimise kohta, essee ja valikvastustega küsimused ja siis olid mõningad sellised üldised lõpuküsimused. No siin on terve slaide andmete kogumise kohta. Me testisime oma küsimustikku, piloteerisime seda, saatsime kaaskirjaga laiali ja võib-olla kõige olulisem asi siin slaidi peal on see vastanute protsent, nii et elektroonse küsimustiku puhul, mida meie läbi viisime siis Google Formsis, oli vastanute protsent ligi 40, mis on sellist tüüpi küsimustiku puhul väga kõrge protsent. Nüüd läheme andmete analüüsi ja tulemuste tõlgendamise juurde. Esmalt vastajad. Kui vaadata vastanuid, siis võib öelda, et osa õppekava arendusega seotud või väljundipõhise õppe rakendamisega seotud osapooled on proportsionaalselt esindatud. On nii õpetajaid, juhtõpetajaid, osakonnajuhatajaid, ühesõnaga õppe koordineerijaid või selle läbiviimisest vastutajaid. Ja vastajaid oli siis jällegi proportsionaalselt nende koolide arvuga meil Eestis nii väikestest koolidest, milleks me pidasime siis alla 300 õppijaga koole, keskmistest kuni 700 õppijaga ja suurtest koolidest ehk siis rohkem kui 700 õppijaga koolidest. Ja ilmnes ka loogiline tõsiasi, et enamik vastajatest pidas oma väljundipõhise õppe kogemust lühemaks kui 5-aastaseks. See on ilmselt ka loomulik, kuna me alates 2013. aastast seda nii-öelda forsseeritult rakendama hakkasime, aga oli ka päris palju neid, kellel oli pikem kogemus, mis on ilmselt seotud nende varasemate katsetega juba alates Fare programmist ja edasi meie mitme katse kogemused riiklike õppekavade rakendamisel, väljundipõhiste riiklike õppekavade. Nii et kogemusi oli mitmesuguseid ja sama võib öelda ka pedagoogilise kogemuse kohta, et kolmandik või rohkemgi vastajaid oli pikaajalise pedagoogilise kogemusega üle 20 aasta ja väikese alla 5-aastase kogemusega oli 13% vastajaid, ülejäänud siis mahtusid sinna vahele. Et see on siis vastajate üldine profiil. Õppetöö kavandamise juurde. Kõigepealt esimene väide, et kavandan oma tööd väljundipõhise õppe põhimõtteid arvestades, tõi meile positiivseid vastuseid rõhuvas enamikus vastajatelt ehk siis 98,87% olid siis nõus või pigem nõus. Ehk see näitab siis, et valdavalt leiavad inimesed, et nad arvestavad neid põhimõtteid õppetöö kavandamisel. Samas väitele minu koolis kavandatakse õpet lähtuvalt õpiväljunditest. Siin oli positiivselt meelestatuid veidi vähem, aga ka üle 90%, kusjuures pigem nõustujaid oli siis kolmandik. Nüüd, kui vaadata neid kahte väidet koos, seda esimest ja selle slaidil olevat väidet, siis ilmneb, et need vastajad, kes kavandavad õppetööd lähtuvalt õpiväljunditest, on enamasti seisukohal, et ka koolis tervikuna seda tehakse. Nüüd edasi väljundipõhise õppe lahtimõtestamise kohta esitasime me väiteid või vastuse variante 5 ja kaks neist lugesime asjakohasteks ja neid asjakohaseid vastuse variante valis veerand vastajatest. 6 varianti esitasime, vabandust, ja üks neist oli asjakohane. Enim vastajaid oli teinud oma või eelistanud
ebatäiuslikku vastuse varianti, mis ütles, et õppekava eesmärgistamine ja õppetegevuse korraldamine lähtuvalt õppijast. Õppijast lähtumine on ka tänuväärne, kuid meie lähtusime sellest, mida meie seadusandlik regulatsioon on selle kohta öelnud. Nüüd õpiväljundi lahtimõtestamise kohta. Me pakkusime välja jällegi mitmed variandid ja kõige suurem vastuse variantide valimissagedus oli, üks hetk, ma leian omal ka õige slaidi üles. Mul on läinud slaidid segadusse. Pakkusime 7 vastuse varianti ja nendest 2 oli siis asjakohast, üks, mida ütleb meie seadusandlik regulatsioon ja teine, mida ütlevad ECVET-i dokumendid ja selle korrektsete vastuse variantide valimissagedus oli kõige suurem. Aga samas väga suur osa vastajast valis ka ebatäielike õpiväljundi mõiste selgitusi, mis viitab teatavale ebakindlusele selle õpiväljundi mõiste mõtestamisel. Nüüd õpiväljundite määratlemisel mõiste mõtestamisel esitasime väite, et alustan töö planeerimist õppe eesmärgist lähtuvate õpiväljundite määratlemisest. Sellega nõustus või pigem nõustus 90% vastanutest, suur osakaal. Nüüd järgmisena me palusime anda hinnangut õpiväljunditele lähtuvalt väljundipõhise õppe põhimõtetest. Pakkusime välja 5 õpiväljundit, millest 2 olid asjakohased ja mõlemaid neid vastuse variante valis üsna palju vastanuid. Nagu siit näha, esimest asjakohast õpiväljundit siis 55,7% ja teist ligi 3/3 vastajaid, kuid samas peab ütlema, et ainult mõlemad asjakohased õpiväljundid valisid vaid vähesed, vaid 6 vastajad. Need valiti ka neid, mis ei olnud siis meie mõistes täiuslikus sõnastuses. Ja palusime ka vastajail esitada näiteid heast õpiväljundist ja enamik vastajaist suutis sõnastada vastavalt meie regulatsioonidele ja kokkulepitud mudelile, kuid rohkem kui 1/5 vastajaist oli siiski sõnastanud selliseid õpiväljundid, mida on keeruline hinnata, milles ei olnud täpsustavaid aspekte või sõnu või määrsõnu. Nii et teatud osas ilmneb siin ka vajadus veel natukene õpetajate või asjaosaliste kompetentse toetada. Arusaam väljundipõhisest hindamisest. Siin on 2 mõistet, me pakkusime väljundipõhise hindamise mõiste. Asjakohase määratluse, me valisime 5 varianti siin ja üks nendest oli loetud asjakohaseks. Selle määratluse valis siis rohkem kui 2/3 vastanuist ja hindamiskriteeriumi, millele pakkusime ka 4 varianti, millest ühe lugesime asjakohaseks. Selle valis siis alla poole vastanutest. Siinkohal ma teeksin nüüd esimese pausi, et vajadusel saaksite kohvi võtta või muud jooki ja mõne küsimuse ehk siia küsimuste lahtrisse kribada, kui te soovite. Kui küsimusi minuti-paari jooksul ei tule, siis ma jätkan.
Vabandust, mikrofon oli väljas, vähene kogemus. Tere tulemast taas. Tahtsin öelda, et üks küsimus saabus, et millal ja kus neid uuringu tulemusi näha saab. Ja vastasin ka kirjalikult, panin vastuse teele, aga ütlen ka siinkohal, et üsna mahukas aruanne on valminud uuringu kohta ja see on hetkel korrektuuris ja ilmselt siis saab avalikuks enne suve ja Archimedese koduleheküljel. Nii et tere tulemast kõigile, kes vahepeal on ühinenud ja läheme siis siit edasi, lülitan jälle kaamera välja ja keskendume esitlusele. Nii et õppetöö läbiviimine. Küsisime jälle analoogselt õppetöö planeerimisega või esitasime väite, et järgin õppetöö läbiviimisel väljundipõhise õppe põhimõtteid. Sellega olid nõus kõik vastajad, kes märkisid, et nad viivad õppetööd läbi. Ja pigem nõustujaid oli siis 26 vastajat ehk vähem kui kolmandik. Ehk siis jällegi rõõmustavalt suur osakaal vastanutest enda sõnul siis järgivad või pigem järgivad õppetöö läbiviimisel väljundipõhise õppe põhimõtteid. Kujundavast hindamisest selle kohta arvas rohkem kui kolmandik inimesi, või õigemini rohkem kolmandik, et kasutavad sageli, aga 26 inimest arvasid, et nad kasutavad pidevalt ja on ka neid, nagu näha, kes siis ei tegele sellega või kasutavad harva. Nii et siin on palett päris lai, aga rõõmustavalt suur osa siis kasutab kujundavat hindamist kas pidevalt või siis sageli. Nüüd kujundava hindamise meetodite kohta. Siin nimetati valdavalt õpetaja tagasisidet õppijale, ehk siis tegelikult peegeldab see kujundava hindamise olemust või see aspekt. See ei ole päris meetod, tagasiside jaoks valitakse meetodid, aga niisugune oli meie vastanute arvamus seekord. Ja uuenenud õpikäsitlusega kooskõlas olevaid väiteid, olevaid meetodeid, kujundava hindamise meetodeid nimetati siis ka, neid nimetas 11 vastajat kokku. Tagasiside andmise kohta. Me esitasime väite, et annan õpilasele õppeprotsessi käigus tagasisidet ja pakkusime välja siis jällegi variante. Selle küsimuse juures pean tunnistama, tekkis meil väikene tehniline apsakas. Google Formsi panemisel 2 meie pakutud vastuse varianti kuidagi mingil moel sulandusid ühte ja moodustus niisugune ühine või kopsakam, ütleme nii, vastuse variant, et anda hinnang õpilase praktiliste oskuste tasemele, toetada õpilase arengut. Ehk meie pidasime siis oma töögrupiga asjakohaseks vastust toetada õppija arengut. Et selle vastuse variandi valis siis rohkem kui 2/3 vastanuist. Ja tuleb tõdeda ka, et kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise mõistete osas on ka väike ebakindlus, sellepärast et 61 korral valiti ka kokkuvõtvat hindamist peegeldavaid vastuse variante. Siis me palusime õpetajad või osalejatel endil nimetada hindamismeetodeid, mida nad enim kasutavad ja kõige enam nimetati pooled vastajad või õigemini täpselt pooled, kui arvu vaadata, nimetasid praktilist tööd, sealhulgas siis oskuste demonstratsiooni. Ja kokku nimetati päris palju meetodeid, üle 20 meetodi ja siin on siis sagedamini nimetatud meetodid üles loetletud.
Nüüd küsisime ka seda, millised osapooled võtavad hindamisest osa või milliste osapoolte koostöös hindamine toimub ja väga suur enamus, me pakkusime 7 varianti erinevat vastamiseks, väga suur või rõhuv enamus vastajatest on seisukohal, et hindamisest võtavad osa erinevad osapooled, kas siis kutseõpetajad koostöös, moodulis töötavad kutseõpetajad või kutseõpetajad koostöös praktikajuhendajatega või siis koos õppijatega, nii et üle 90% siis leidis nii. Aga samas ja teine rõõmustav asi oli veel see, et 40% vastanutest oli nimetatud hindamise osapoolena ka õppija. Aga samas oli ka 7 vastajat, kelle vastustest selgus, et nende koolis või tema kogemusel on hindamine ainult nii-öelda ühe inimese töö, et hindab ainult siis mooduli eest vastutav õpetaja või siis kutseõpetaja. Edasi küsisime mooduli rakenduskava kasutamise kohta ja siit nüüd ilmneb, et viiendik kusagil, peaaegu 1/4 kasutab seda alati planeeritud kujul. Kõige suurem osa vastajast kasutab seda suures osas ja on ka 5 inimest olnud, kes kasutavad kas vähesel määral või isegi üldse mitte ei kasuta. Ja takistustest mooduli rakenduskava kasutamisel toodi peamise takistusena välja vähest aega koostööks kolleegidega, ligi 2/3 tõi selle probleemi välja. Ja teiseks oluliseks probleemiks tuli koostöö mittelaabumine, kas siis moodulis töötavate kolleegidega või siis külalisõpetajatega. Nii et mõlemad aspektid näitavad koostööga seotud asju. Praktika korralduse osas küsisime, kas väitsime, et praktika praegune korraldus võimaldab saavutada praktika õpiväljundid ja suur osa vastanutest siis oli sellega nõus või pigem nõus, aga olid ka mõned mittenõustujad. Ma teeksin siin jälle väikese pausi ja kui on kellelgi soovi midagi küsida juba räägitu kohta, siis olge lahked ja kui minuti jooksul või paari jooksul küsimusi ei tule, siis läheme siit edasi. Arvan, et võime edasi minna, hetkel küsimusi ei paista. Et läheme edasi sellega, et me küsisime, mida vastajad arvavad, milliseid positiivseid arenguid ja väljakutseid on väljundipõhine õppe või väljundipõhise õppe rakendamine kaasa toonud. Ja esmalt siis positiivsed arengud. Sisuanalüüsi põhjal me saime välja tuua 8 kategooriat. Need on siis siin loetletud. Positiivsed muutusi nähti koostöös ja suhetes, lähenemises õppele, õppemetoodika planeerimises, õppe läbiviimises, sisus, hindamises, õppekorralduses ja õppijatega seotud muutusi. Ja kui nüüd igaühe juures veidi peatuda, siis koostöös ja suhetes nähti positiivse arenguna
nii üldse koostöö üldist arengut, et koostöö on muutunud tihedamaks, põhjalikumaks, koostööd on rohkem, koostöö on tõhusam, nii koolis õppeprotsessi osapoolte vahel kui ka väljaspool kooli. Et tegelikult iga 5. vastaja tõi selle välja, nii et väga nii-öelda reljeefselt tõusis see koostööga seotud muudatus üles. Ja nimetati suurenenud koostöövajadust. Et just see väljundipõhine õpe on toonud kaasa selle, et koostöö nii õppimise osapoolte, õpilaste, õpetajate omavaheline, õpetajate ja üldõpingute õpetajate vaheline, õpetajate ja praktikajuhendajate vaheline koostöö on siis vastajate arvates suurenenud ja nimetati ka rahvusvahelist koostööd mõne vastaja poolt. Ja seda küll nüüd väiksemate koolide poolt toodi positiivse muutusena välja ka mitme vastaja poolt õpilaste ja õpetajate suhetes toimunud muutused, et on parem kontakt ja dialoog ja et suhted on muutunud usalduslikumaks. Me muidugi ei tea, kas nüüd see on otseselt seotud väljundipõhise õppega, aga see oli välja toodud. Muutustest lähenemises õppele toodi välja positiivne areng selles, et õppija on fookusesse tõusnud ja õppimine ning et on tähtsustunud õppija individuaalne areng, et iga õppija saavutaks õpiväljundid ja nähakse siis positiivsena ka õppe mõtestamist laiemalt. Laiemalt ka õpetaja vajadust oma tööd rohkem lahti mõtestada, et kuhu ta siis peab ikkagi jõudma nende õppijatega. Ja olulisena nimetati ka vastutust ja õppe vastavust siis töömaailma vajadustele. Terviklikum vaade õppele, terviku tunnetamine nii õpilaste kui õpetajate poolt, keskendumine olulisele, konkreetsus, tulemuslikkusele, et need olid asjad, mida veel toodi välja. Ja õppe läbipaistvus veel tuli siit välja, et see on ka positiivne. Nüüd õppemetoodika planeerimises nähti positiivsena, et on õppe planeerimine läbimõeldum, fokusseeritum, lähtub oodatavatest tulemustest ja positiivne areng veel selles, et on püstitud selged ja õpetajale arusaadavad eesmärgid ja väitsid ka vastajad, et õpetajal on õppe planeerimine muutunud lihtsamaks. Muutused õppe läbiviimises, siin toodi ka päris mitmeid asju välja. Kerkis esile sidusus, jällegi mitmes plaanis. Sidusus erinevate moodulite vahel, erinevate teemade vahel, praktika ja teooriaõppe sidusus, võimalus luua tugevamaid seoseid, dubleerimise vähenemist toodi välja. Õppe sisus toodi välja, muutustena toodi välja õppe sisu süsteemsemaks muutmine või süsteemsem läbimõtlemine ja konkreetsema ja läbipaistvama ja õpilaskesksema õppe sisu loomine. Seda nimetasid nii suurte kui väikeste koolide esindajad. Muutustest hindamises, kõige üldisemalt toodi muidugi välja, et väljundipõhine õpe tõi ka kaasa väljundipõhise hindamise ja kõik, mis siis sellega kaasnes, et hindamine on muutunud läbipaistvamaks, avatumaks, konkreetsemaks ja see on tingitud siis kokkulepitud ja õppekavas kirjeldatud lävendist ja selgetest hindamiskriteeriumitest. Siis paljud nimetasid positiivsena ka laialdase mitteeristava hindamise kasutuselevõttu ja ka kujundava hindamise laiema kasutuselevõttu, mis tagab õppijate parema toetamise. Ja mõned vastajad nimetasid ka erinevate hindamismeetodite kasutuselevõttu ja selle hindamisega seotud positiivseid muutused tõid välja kõik osapooled, nii õpetajad kui õppetöö korraldajad kui juhtõpetajad. Muutused õppekorralduses peamiselt nimetati siis
et õppetööd saab paremini planeerida, parem on koostada ajakava, õppekava on rohkem sidus. Et samuti leiti, et õppeprotsess on paremini korraldatud väljundipõhise õppe puhul ja et õpet planeeritakse koolis rohkem õppija vajadusi arvestades ja õppija vaates paindlikumalt. Ja toodi välja ka õppetöö kvaliteedi paranemine ja ka kutsehariduse maine tõus. Et nüüd jällegi küsimus, et kas on otseselt väljundipõhise õppega seotud, aga nii vastajad arvasid. Ja õppijatega seotud muutustest toodi positiivsetena välja, et õppijal on lihtsam mõista tervikut ja aru saada, mida ja millal temalt oodatakse ja mida ta peab omandama ja kuhu ta õppe tulemusel välja peab jõudma. Samuti, et õpe on õppijale selgem ja konkreetsem, tal on lihtsam kujundada teemade vahelisi seoseid ja õppimine on õppija jaoks huvitavam ja et õpilased mõistavad paremini õpitegevuste vajalikkust, miks nad midagi teevad mingil ajal. Ja mõne õpetaja hinnangul või mõne vastaja hinnangul, on õppijad ka muutunud aktiivsemaks ja motiveeritumaks ja rahulolevamaks. Ja nähti ka positiivse arenguna õppijate vastutuse ja teadlikkuse tõusu. Et need olid siis positiivsed muutused, mida vastajad nägid. Nüüd väljakutseid oli samuti päris hulga, me saime kokku jällegi analüüsi tulemusel 9 kategooriat ja jällegi kõige reljeefsemalt tõusis üles muutunud õppeviisi omaksvõtt. Et seda iga 4. vastaja ühel või teisel moel oma sõnastustes välja tõi. Aga peale selle siis ka siin teised nimetatud kategooriad, aga ma ei hakka nüüd praegu üle lugema, vaid peatun natukene iga juures neist. See muutunud mõtteviisi omaksvõtt, see on märgiline selles mõttes, et loomulikult iga uus asi, suhteliselt uus, väga paljudele inimestele 5 aastat ei ole ju teab mis pikk aeg mingi uue lähenemisviisi rakendamiseks. Nii et siin leitakse, et väljakutseks on mõttemallide muutmine, et õpetaja mõtteviisi muutmine on pikk ja aeganõudev protsess ja et õpetajad ei saa uuest õpikäsitlusest ja väljundipõhisusest aru ning et sellist põhimõttelist muutust õpetamises on vajalik veel palju selgitada. Ja eelkõige on nüüd seda aspekti välja toonud õppeprotsessi koordineerijad ja õppekava nõustajad. Ja veel on välja toodud, et see on nagu teravam väljakutse pika tööstaažiga õpetajate seos, kes on harjunud teistmoodi tegema. Siis siin on toodud veel välja selliseid aspekte nagu, et vanades harjumustes ollakse jäigalt kinni ehk siis sisendipõhisuses. Et uued õppekavad ja teine lähenemine, et nendega kohanemine on keeruline, et see eeldab uutmoodi mõtlemist ja hoiakuid ja arusaamu ja on väljakutseks eriti siis, kui koolis on erinevad osakonnad ja erialad on erinevatel arengutasemetel. Ja mõnele vastaja hinnangul olid väljakutseks ka sagedased muutused riiklikul tasandil ning üldse kogu ühiskonna arusaam väljundipõhisest lähenemisest kutseõppele. Õigemini tema nimetas väljakutsena seda, et seda arusaama ei ole veel tema arvates tekkinud. Väljakutsed koostööga tuli ka väga sageli välja siin. Nii et nagu näha, siis koostöö on nii positiivse kaalukeele poole peal kui ka negatiivse kaalukeele poole peal. Ja siin toodi välja see, et väljakutsena nähti ühelt poolt siis, kuidas teha tihedamat ja paremat koostööd õpetajate vahel. Teisalt nähti väljakutsena just nimelt
seda, et kui on erinevad arusaamad ja erinevad väärtused, et siis on nagu raske inimesi koostööle saada. Et see ühtse meeskonna loomine ja kõigi õpetajate koostööle saamine on väga keeruline, eriti nende, kes ei ole väga koostööaltid. Ja nähakse välja kutsena ka siis ka õpetajate koostööks aja planeerimist, ühise aja leidmist ja õpetajate koostööoskusi ehk et õpetajate ettevalmistamist koostööks ehk siis selgitamist, miks peaks koostööd tegema või mille nimel või mille suunas liigutakse. Õppekava arendusega seotud väljakutsetest tuuakse välja või nähakse eelkõige siis probleeme kutsestandardites ja seadusandlikes aktides ja muudes õppekavadele esitatavates nõuetes, et kutsestandardite nõuded on liiga rasked, lävendid on kõrged, et pidev õppekavadele esitatavates nõuetes on pidevad muutused. Väljakutseks on õppekavade koostamisel inimestele õpiväljundite ja hindamiskriteeriumite sõnastamine. Ja mitmed vastajad, nii koordineerijad kui õpetajad on siis toonud veel väljakutsena rakenduskavade, samuti siis sobivate õppematerjalide koostamise ja arendamise. Ja tuleb välja, et väljakutseid on nii õppekava koostamise, rakendamise, analüüsi kui ka parendamise etapis. Ressurssidel ma pikemalt ei peatu, peamise väljakutsena võib-olla tooksin siin välja, mida nimetati, on see, et kas õpiväljundite saavutamiseks vajalikud ressursid on olemas, sealhulgas ka ajaressurss näiteks kujundavaks hindamiseks. Siis õppe planeerimise ja korraldamise puhul nähakse peamisi väljakutseid või nähakse nii laiemalt kui detailsemalt väljakutseid, et ühelt poolt tuuakse välja süsteemi tasandi väljakutsed, aga teisalt poolt jällegi koolitasandi väljakutseid. Nii et laiemalt ja kitsamalt. Ja nähakse väljakutsena näiteks pidevaid ümberkorraldusi või muutuste sisseviimise vajadust või uute struktuuride loomist või süsteemide rakendamist, näiteks uue hindamissüsteemi rakendamist või uue praktikakorralduse loomist või ka isegi tunniplaani on nimetatud. Ja väljakutsena nähakse ka väljundipõhiseks õppeks sobiva õpikeskkonna loomist, samuti siis töökorraldust, sobivat töökorralduse sisseviimist. Ja tuuakse siin välja ka lõimimisega seotud väljakutsed, et kooli tasandil eelkõige siis õppetöö koordineerijad on välja toonud, et väga keeruline on õppeprotsessi juhtida, kui peab palju lõiminguid sisse viima. Ja siis on esile toodud ka töö kavandamise ja metoodilise planeerimise ja hindamise kavandamisega seotud väljakutsed. Nüüd hindamise osas on väljakutseks peamiselt väga lai palett või värvikas palett on siin nimetatud neid väljakutseid. Pidev tagasiside andmine on üks väljakutse. Tuuakse väljakutsena, et peamiselt koordineerijad toovad, et see väljundipõhine hindamine on õpetajatele uus ja valmistab seetõttu raskusi, et uuest hindamisest arusaamine, selle planeerimine ja rakendamine on õpetajatele väljakutsuv. Ja ühelt poolt on uus hindamine vastajate arvates keerukam, sealhulgas eristav hindamine ja ka kujundav hindamine ja mooduli kokkuvõttev hindamine. Kõik need pakuvad väljakutseid, et õpetajatel on sellega veel raskusi. Õppijatega välja toodud, siin on tulid ikka need asjad välja, mis meil ka kõikidel koosviibimistel ikka tulevad ka siin need väljakutsed, et õppijate eelnev ettevalmistus on nõrk,
vajalik ja sealhulgas seal funktsionaalse lugemisoskus ja suhtumine õppimisse ja vastutuse võtmine ja õppimisele keskendumine ja need on siin välja toodud. Õpetajate puhul on peamised väljakutsed nii-öelda kahte laadi. Üks osa väljakutseid on seotud õpetaja professionaalse arenguga ehk siis uue mõtteviisiga kaasa minemine, erialane enesetäiendamine, stažeerimine sealhulgas, pidev metoodiline enesetäiendamine või siis väljundipõhise õppe jaoks sobiva õpikeskkonna loomine või koostööoskuste arendamine, et kõik see on see professionaalsuse osad. Ja teisalt on väljakutsed toodud seoses õpetaja töö muutumisega. Sealhulgas siis töökorralduses muutused, koostöövajadus, vastutuse suurenemist nimetati. Nii et sellised muudatused seoses õpetajatega. Nüüd laiem küsimus oli selle kohta, et kuidas vastajad arvavad, kas nende koolis on väljundipõhist õpet toetav keskkond. Sellega olid nõus või pigem nõus jällegi rõhuv enamik vastajatest ehk 93%, nii et tundub, et selles osas on trend olnud positiivne. Ma teeksin jälle väikese pausikese. Kui keegi tahab nüüd midagi jälle küsida, siis olge kenad ja jätkame mõne minuti pärast. Ma jätkan, siin on nüüd meil tulnud 2 küsimust. Üks küsimus, ma vastan suuliselt, seekord on see, kas esitlus saadetakse osalejatele. Ja see saadetakse osalejatele. Ja teine küsimus on pikem ja sisukam ja kõlab nii, et kui üle poole vastanutest märgib, et õpetajatel pole aega omavaheliseks koostööks mooduli rakenduskava realiseerimiseks, siis kuidas või millele toetudes on võimalik saada andmeid rakenduskava kui väljundipõhise õppe sisudokumendi kvaliteedi kohta. See on nüüd küsimus, mis ilmselt nõuab natuke pikemat mõtisklust ja uuringu analüüsi taustal. Et sellele ma siin hetkel ilmselt vastama ei hakka, et see vastus tuleb hiljem. Nii, aga läheme siis edasi. Järgmised küsimused puudustasid seda, kas vastajad on osalenud Archimedese ja Innove koostöös korraldatud seminaridel ja tuleb välja, et väga suur osa vastanutest, protsent oli 86,9, on nendel seminaridel osalenud ja valdav enamus on saanud siis kas olulist tuge või need on neid pigem toetanud. Ja vastajad tegid ka terve rea parendusettepanekuid selle kohta, mida või kuidas järgmistel seminaridel võiks teistmoodi teha. Et näiteks soovitati, et koolitused võiksid olla õppekavast lähtuvalt valdkondlikud
et tehnikaalade kutseõppe jaoks või tehnikaalade jaoks peaks olema need teistmoodi. Kõige toredam ettepanek oli, et koolitusi peaks rohkem olema või õigemini inimene arvas, et vähe koolitusi on liiga. Ja toodi ka see välja, et erinevad eksperdid kasutavad erinevaid mõisteid või erinevaid termineid samadest asjadest rääkides, et see ühtlustada ja et ettepanek oli veel, et mitte kulutada aega teemavälistele asjadele koolitustel. Igati asjakohane. Aga läheme siit edasi. Toetuse kohta arvati siis niimoodi, et vajatakse toetust enim koostöö osas ja et oleks vaja toetada koostöö kõrval ka kogemuste vahetust nii oma koolis kui ka teiste koolide õpetajatega, et heade praktikate jagamist nii Eesti raames kui ka välismaa heade praktikate jagamist ja toodi veel välja siis vajadusi selles osas, et täiendavaid koolitusi teha uute õppematerjalide. Need on lihtsalt vajadused täiendavate koolituste ja uute õppematerjalide järele ja vajadus siis toetada koole mitmes aspektis, siis õppetöö planeerimine on välja toodud ja korraldamine ja lõimingute planeerimine ja kavandamine ja teostamine ja projektõppe korraldamine. Ja oleme jõudnud järeldusteni. Millised järeldused siis selle analüüsi ja interpreteeringute järel me välja pakume? Järeldame seda, et formaalselt on vastajate poolt väljundipõhise õppe põhimõtted omaks võetud. Samas me ei saa kindlalt väita, et mitmetes koolides tervikuna lähtutakse õppetöö kavandamisel alati oodatavatest õpiväljunditest, et väga sageli ilmnes see, et inimene ise nagu arvestab neid, aga ta ei ole kindel, kas kogu koolis seda tehakse. Võime järeldada, et väljundipõhise õppe rakendamine on kaasa toonud väga mitmeid positiivseid arenguid. Samas, nii nagu ma siin paaris kohas mainisin ka, me ei saa alati kindlad olla, kas need, õigemini me võime kindlad olla, et kõik need positiivsed muutused ei ole seotud väljundipõhise õppe rakendamisega otseselt. Sama võib öelda siis ka väljakutsete kohta, et väga palju erinevaid väljakutseid on sellega kaasnenud väljundipõhise õppe rakendamisega ja võib öelda nüüd meie selle analüüsi põhjal, et osade koolide õppekorralduse muutmine ilmselt ei ole väljundipõhise õppe vajadustega kaasa tulnud veel ja samas jällegi osad aspektid, mida vastajad on nimetanud, on seotud erinevate koolielu aspektidega või ka mõned asjad õppijatega seonduvalt, mis ei ole nagu otseselt mõjutatud väljundipõhise õppe rakendamisest koolides. Vabandust. Kui me sisuliselt analüüsisime mitmeid väiteid koos, siis võisime välja tuua järelduse, et vastajad on küll kursis väljundipõhise õppe põhimõtetega, aga väga suur osa neist, kas ei ole väljundipõhise õppe olemust, mõtleme siin kasutatavaid mõisteid ja termineid sisuliselt teadvustanud. Ja võime ka järeldada seda, et väljundipõhise õppe üks peamisi põhimõtteid, lähtumine õppetöö planeerimisel oodatavatest õpiväljunditest, on koolide poolt ilmselt omaks võetud. Jällegi, teisalt siin ilmneb, et umbes 10% on siiski selliseid vastajaid, kes ei ole kas nendest põhimõtetest kas teadlik või aru saanud või siis neid põhimõtteid omaks võtnud.
Õpiväljundite asjakohasuse hindamisel ja ka nende sõnastamise oskused vajavad veel mõningast täiendamist ja ühelt poolt võib öelda, et üldiselt teadmised selgete, üheselt mõistetavate, hinnatavate õpiväljundite sõnastamise kohta või hindamise sõnastamise kohta on küll olemas, aga jällegi on kolmandik neid, kelle oskused selles osas vajaksid kindlasti täiendamist. Õpiväljundite sõnastamisel on positiivne trend see, et valdav osa vähemalt meie uuringule vastanutest kasutab juba aktiivseid verbe, et me oleme selle etapi ilmselt selle suure sammu juba astunud nüüdseks, et oleme passiivsetelt verbidelt aktiivsetele üle suutnud sammuda, aga samas on jällegi siingi toe vajadus kestev, sellepärast et umbes 5% vastajatest on sõnastanud selliseid õpiväljundeid, mida on keeruline hinnata. Ja vajalik on toetada koole ka väljundipõhise hindamise kavandamisel ja läbiviimisel, sest et suur osa on veel neid vastajaid, kes määratleb väljundipõhist hindamist liiga kitsalt. Siin on näited ka toodud. Ja õppetöö läbiviimisel võime öelda oma uuringu põhjal, et suure tõenäosusega järgitakse väljundipõhise õppe põhimõtteid. Küll aga leiame, et vaja oleks veel täiendavalt uurida neid põhjuseid, et miks osad vastajad, kes küll õppetöö planeerimisel on öelnud, et nad järgivad väljundipõhise õppe põhimõtteid, aga õppe läbiviimisel jäävad siin kahtlevale seisukohale, ehk siis pigem järgivad. Kujundav hindamine on valdavalt õppetöö loomulik osa, saame me järeldada selle uuringu tulemustest, kuid samas seda käsitletakse liialt kitsalt. See viitab jällegi sellele, et jätkuv on vajadus toetada õpetajaid ja ka juhtivõpetajad kujundava hindamise olulisuse, olemuse mõistmisel ja selle rakendamisel. Võime järeldada, et hindamismeetodite valik on päris mitmekesine, mida vastajad kasutavad. Samas jällegi on hindamismeetoditena nimetatud ka õppeviise ja meetodeid ja hindamisel kasutatavaid mõisteid, mis ei ole meetodid. Nii et jällegi siin on vajadus pakkuda võib-olla metoodilist tuge väljundipõhist õppimist toetava hindamise mõtestamisel. Moodulite õpiväljundite saavutatuse hindamine toimub valdavas osas meil erinevate spetsialistide koostöös, võime me järeldada, ja sageli osaleb ka hindamisel õppija. Kuid jällegi on samas selliseid koole, kus hindajaks on ainult õpetaja, mis näitab, et väljundipõhist õppimist toetava hindamise põhimõtteid ei ole ikkagi veel kõikjal omaks võetud. Mooduli rakenduskava, saame me järeldada oma uuringu põhjal, on igapäevane töövahend, siis kas täiel määral või suures osas rakendamiseks, kuid vaid ligi 4% vastanutest kasutab neid alati planeeritud kujul, millest võib järeldada, et siin on veel arenguruumi, kas rakenduskava sisu või vormi osas mõelda, kuidas saaks paremini. Ja praktikakorralduses tundub meie uuringu järgi kõik üsna hästi, et see korraldus võimaldab saavutada meil õpiväljundeid, praktikaõpiväljundeid. Ja võib öelda, et vastajad on üldiselt olnud positiivse hoiakuga väljundipõhise õppe suhtes ja valdav osa neist usub ka, et nende koolis on väljundipõhist õpet toetav keskkond või õhkkond, mis on teatud määral sarnasega, teatud määral erinevad asjad.
Samas jälle leidsime me, et oleks vaja täiendavalt uurida väljundipõhise õppe rakendamist takistavaid tegureid, mis välja toodi ja toetada koole siis ka edaspidi väljundipõhist õpet toetava keskkonna loomisel. Ja nüüd ettepanekud. Nii, meil on 5 minutit aega ettepanekute jaoks. Tegime laiemaid ettepanekuid ja tegime ettepanekuid siis eraldi Haridus- ja Teadusministeeriumile, Innovele ja kutseõppeasutustele ja õpetajakoolitust läbi viivatele õppeasutustele. Et laiematest ettepanekutest võiks välja tuua ettepaneku süsteemselt arendada väljundipõhise õppe rakendumise seisukohalt olulisim aspekti väljundipõhise hindamise alast kompetentsi. Ja teise sellise üldisema ettepanekuna koostada väljundipõhise õppe põhimõtteid ja olulisemaid mõisteid koondav sõnaraamat või selgitav sõnaraamat, mis oleks kõigile siis mitmeid sealhulgas digikanaleid mööda kättesaadav. Nüüd ministeeriumile tegime ettepaneku uuringuga edasi minna ühelt poolt, teisalt koostada väljundipõhise õppe rakendamist toetavat õppevara nii õppekava väljatöötajatele kui rakendajatele, sest siin ilmnesid lüngad. Siis tegime ettepaneku Haridus- ja Teadusministeeriumile leida vahendeid võrgustike jätkuvaks korraldamiseks, mille kaudu just on võimalik teha õpetajate koostööd ja jagada parimaid kogemusi ja lähtuda siis ka erinevate taotlusvoorude väljakuulutamisel meie uuringu järeldustest. Tegime siis ka ettepaneku töötada välja metoodika ja ühtsed põhimõtted, kuidas koolituste, õpetajate või üldse personalikoolituste tõhusust ja mõjusust hinnata ja seda, kuidas hinnata seda, mis nende koolituste tulemusel muutub klassiruumis ja töötada välja siis enesehindamise vahend õppekava koostajatele ja rakendajatele, mis võimaldaks siis enda kompetentse hinnata. Innovele tegime ettepaneku kaasates ülikooli koostada selline koolituse formaat, mis võimaldaks siis nii rohelisi nii-öelda alustavaid õpetajaid toetada ja ka staažikamatel nende refreshmenti teha, mida oleks võimalik, mis oleks formaat tõesti selles mõttes, et seda oleks võimalik erinevates koolides kohandada vastavalt kooli vajadustele ja Innovele kindlasti ettepanek ka õppekava rühmapõhistel võrgustikel järjepidevalt väljundipõhise õppe põhimõtteid ikkagi üle käia. Siis ülikoolidele tegime ettepaneku koolitustsükli väljatöötamiseks, mis toetaks väljundipõhise õppe läbiviimist ja siis üliõpilaste teadustöödega toetada uuringuid ja tõstatatud probleemide lahendamist. Ja kutseõppeasutustele on veel mitmed ettepanekud, ma vaatan, meil on veel 2 minutit aega. Tegime siis sellised ettepanekud, et kõigepealt püüda kaardistada võimaldajad ja takistajad väljundipõhise õppe rakendamisel ja töötada välja siis selle kaardistuse põhjal mingi tegevuskava, kuidas neid takistusi elimineerida. Tegime ka ettepaneku arvestada uuringus välja toodud järeldusi eelnevalt läbi viidud kaardistuse tulemusi koolitusvajadusi määratlemisel ja viia läbi siis vastavaid koolitusi ja toetada õppekava rakendajaid metoodiliselt ja ka töökorraldusega ja mõelda läbi ka siis, kuidas mõõdetakse töötaja poolt läbitud koolituse tõhusust ja mõjusust. Aeg on otsa saanud. Ma tahan teid kõiki südamest tänada, kes lõpuni vastu pidasid ja kuulasid. Küsimusteks meil praegu kahjuks aega ei jäänud, aga kui teil küsimusi tekib, siis küsige julgesti, me püüame vastata ja webinar on järelvaadatav
Archimedese kodulehel, seal tuleb valida kutseharidus ja EKVET. Nii et suur tänu kõigile jälgimast ja järgmiste kohtumisteni.